Tšau ja tere, et kes mis iganes kell seda asja vaatab, täna on minu jaoks laupäeva hommik ja naudin oma kodukontorist ägedat jõevaadet. Päike on välja tulnud ja päeva teeb eriti ägedaks see, et see on minu 4. katse seda asja salvestada. Ja alguses ma tegin jahusin mingi 1,5 tundi, mis on täiesti haige. Siis mul läks kõik asjad sassi, siis ma ei saanud kuidagi mingite elektroonilisi värkidega hakkama, siis ma olin töö juures, proovisin seal teha, siis juhtus midagi arvuti ekraaniga, kaamera ei läinud käima, siis ma mõtlesin, et nagu ei saa olla niimoodi, et kõik asjad lähevad metsa. Ja siis mul oli plaan, et ma tulen tagasi ja hakkan selle kaasaskantava kaameraga hakkan tegema või siis panen lihtsalt pildi. Aga nüüd panin hommikul arvuti käima ja vaatan, ilusti on pilt ees. Et kes ma olen? Ma olen Nils ja ma olen tegelenud võrguga nüüd juba mingisugune 4 aastat. Mulle meeldib tootepõhine võrk, sest seda on kõige lihtsam eristada püramiidist või kõige lihtsam on aru saada, mille pärast see ei ole püramiid, sest et on väga selgesti eristatav toodete ja ütleme väärtuste vahetus, ehk siis, et tootjalt läheb väärtus tarbijale, siis tarbija saab toote ja siis tarbija on suure rõõmuga nõus oma raha andma siis tootjale. Vahetus on toimunud, sellepärast asjast legaalse kauplemise ja ei teegi püramiidi asjast. Püramiid on siis, kui värbamise pealt nagu tekitab sellega kaasnevad natuke võib-olla moraalsed probleemid, minule need ei sobi. Mulle meeldib puhta südametunnistuse magama minna ja niimoodi elada. Ja see on üks põhjuseid, mille pärast ma tegelen tootepõhise võrguga. Miks ma üldse võrguga tegelen, on see, et mingi hetk ma sain aru, et ma ei taha käia kaua kuskil välismaal palgatööl. Ma sain väga palju palka, ma käisin Lähis-Idas turvatööd tegemas. Aga see võttis kõik oma elu ära, see andis mulle küll täiesti finantsilise sellise rockstari elu, aga see võttis kõik muud asjad sealt ära elust. Ja see mulle ei sobinud absoluutselt. Ja siis ma kuidagi sattusingi nägema ühte võrkturunduse asja, mis mulle sobis, see oli tootepõhine, ma olin just otsingutel, mingi parema tervise otsingutel olin ka, mul ei olnud mitte halb tervis, aga ma tahtsin paremini. Ja siis juhtuski niimoodi, et ma süvenesin ühte asja, süvenesin teise asja ja siis ma nägin, et ma tegelikult tehes täpselt seda, mida ma tahan saada on aeg, ma tahan saada on tervis, ma tahan olla tulevikus vitaalne vanainimene, kes ei ripu farmakoloogiliste vahendite ehk siis ravimite otsas, mul ei ole riiuli täis ravimeid, vaid et mul on päevad täis rõõmu, õnne ja nagu siblimist siin. Või kus iganes looduses, ma olen siuke looduse mees, et ma tahaks vanurina nagu, ma ei tea, seenel käia, marjul käia, kalal käia, istuda kuskil. Aga niimoodi, et ma ei pea mingit südamemonitori kaasast tassima või pablama, et mul on vaja kuskil helikopteriga kiirabi järgi, südari iga hetk. Et see on laias laastus minu miks mulle see asi sobib ja kui ma nägin, et see hetk ma teenisin 230 € päevas, teenisin oma turvatöö eest. Ja kui ma nägin, et tegelikult selle võrgundusega täiesti moraalselt tehes liikudes oma nagu ultimate goal'i poole, ma saan tegelikult ehitada üles süsteemi ilma riskideta ja reaalsete investeeringuteta peale ajalise investeeringu loomulikult. Et ma saan üles ehitada süsteemi, mis tegelikult mulle pikas perspektiivis maksab rohkem. Ja ma hakkasingi seda ehitama ja saime natukene vastu näppe, sest seal oli siga nagu juhtimise oskamatuse probleem ja ettevõtte pandi kinni ajutiselt. Nüüd paar aastat on öelnud, tehakse uuesti lahti, hakkab varsti jälle pihta. Aga see andis selle õppetunni, et tarbis on midagi turvalise ja toote ja hea tasustamissüsteemi otsingutel juhtuski täpselt niimoodi, et liitusin Arixiga ja mu väga happy, kui nüüd süveneda, mis pärast see on nagu üle prahi, siis ongi see, et ma täna ehitan seda süsteemi üles, ma täna toimetan asjadega, mul on hea meel seda teha.
ja ma võin olla nagu kindel, et nüüd ma ei ole 5 aastat midagi ehitanud või 8 aastat või 10 aastat. Ja keegi suvalisel hetkel lihtsalt ütleb, et sorry, dude, me võtame nüüd protsenti vähemaks. Et mul on tuttavaid, kes on töötanud kuskil tavalises hulgimüügi või müügitöös. Ja kui hakkab liiga hästi minema, siis lihtsalt ongi, et nagu, sorry, dude, me tõmbame sul nüüd seda müügikäibest teenitava protsenti tõmbame maha, on ju. Ja järsku sul saab mingi täiesti suvaline summa mingist summast, mille sa oled üles ehitanud, sa arvasid, et see on nagu kivisse raiult, et tegelikult ei ole. See on üks asi, miks on Riix nagu kõige parem. Ja miks ma selle video tegin, oli see, et panustada üldisesse selle meie kõigi ettevõtte ja ettevõtluse heaolu ja kõige nagu kasvu ja saavuta, et oleks maru hea kõigil. Ja siis see on minu panus väikene, et mis ma selle video käigus tahan näidata või seletada, on näidata sellist loogilist asja, mis ma olen nüüd aastate jooksul tundide ja kümnete, võib-olla sadade tundide mingite kuulamiste ja lugemiste ja asjade jooksul saanud selgeks, olen oma nahal saanud tunda, olen näinud, kuidas teised saavad omal nahal midagi tunda. Ehk siis, et hetkel on see koht, kus ma loodan kaasata teie ajusid, ma loodan kaasata seda, et te mõtlete kaasa, et ei ole vaja kirjutada, seda saab alati järgi vaadata. Ja et minu võib-olla peamine mõte on selle asja juures see, et käivitada see aju niimoodi või aidata teil seda niimoodi selles suunas käivitada, et tekiks nende pusletükkide kogumise soov ja tekiks teadmine, kuidas järjest ja järjest minna rahulikult, ilma stressita või siis kiiremini, aga ilma stressita ja kuidas see ei hakka lõhkuma, ütleme siis nagu terviklikku, head, ilusat, toredat elu. Et selline, see on kõik võimalik, kui näiteks teha, mis ilmselt juba alati siia ekraani peale juba lugenud, mis seal on. Ja kõik need asjad tegelikult, need on palju pisikesi asju, mida on siis tark teha. Eesmärk on siis teha pidevalt palju pisikesi õigeid asju, mis mingisuguse suure unistuse suunas kõik töötavad korraga. Need kõik parandavad meie suhteid, miks on üks asi, mille pärast mulle võrgundus hirmsasti meeldib, et finantsosa on üks väikene osa sellest asjast, et see enesearengu, sisemise kasvu ja kui lihtne on neid õppetunde siin saada selles valdkonnas, kui palju on toetavat keskkonda, et on turvaline seda teha ja kui teistsugune keskkond see on. Et siin on reeglina selline keskkond, kus sul ei ole virisejaid, kus sul ei ole hädaldajaid, inimesed on orienteeritud sellele, et midagi korda saata, mitte et otsida, et kus on midagi jamasti, valesti, halvasti. Need inimesed selles valdkonnas, kes otsivad probleeme ja kes avavad täiesti tühja koha pealt, et need inimesed siit kaovad ära. See on selline huvitav asi, mille praegust tulin, et see on selline keskkond, kus nad nagu ise lihtsalt lähevad ära, neid ei ole vaja tõrjuda, neid ei ole vaja tolereerida, nad lähevad ära. Sest et see on neile vastumeelt ja sellest, miks nad ise ära siit keskkonnast lähevad, ma räägin selle presentatsiooni nagu täiesti lõpus. See on väga oluline ja see aitab igat inimest eraelus tohutult. Mind on aidanud ja see on asi, mille peale tähelepanu pöörata. Nii. Nüüd ongi see, millest ma rääkisin, et kuidas seda terviklikku asja sükest toredat saada. Et edu kohta on nagu erinevad seisukohad ja läänes kahjuks käsitletakse seda ainult nagu finants ja materiaalse eduna. Ja tegelikult näiteks Ameerika, brittide püksipaar, korraliku briti härrasmehe püksipaar on vanem kui terve Ameerika ajalugu. Et siis tekibki küsimus, et nagu kas ma nüüd vana professorit või uut mingisugust noort inimest kuulan mingis asjas ja nüüd idamaadest on tulnud selline
asjad, mida siis nagu ka annab edasi selline autor nagu Deepak Chopra raamatus Seven Spiritual Laws of Success, edu 7 vaimset seadust. Ja seal vaadatakse hoopis laiemalt, seal on 7 niisugust aspekti, need on kõik väga huvitavad, see on eesti keeles olemas, kes ei tea, kus eesti keeles saab, siis küsige selle käest, kes teid seda videot kutsus vaatama, sellepärast, et ma eeldaks, et ta teab seda. Või kui ta ei tea, siis väga tore, siis ta saab jälle midagi hakata avastama ja tunda rõõmu selle protsessi üle. Niimoodi. Seal ongi see asi, et looduses tühja kohta ei ole ja selleks, et vaadelda terviklikku, ongi vaja niimoodi näiteks nagu kui nüüd on jalgrattal on kodarad, on ju jalgratta sellel rehvil või väljel on kodarad. Nüüd, kui sa osad kodarad võtad ära, sa ei saa sõita, see rehv läheb kõveraks. Täpselt sama on meil selle elu asjaga, et tühja kohta ei ole, kui kuskilt on midagi puudu, siis see asendatakse millegiga. Kui sul on tegevustes midagi puudu, siis asendatakse millegiga. Ja nii käibki. Et ratas peab veerema, mitte põrkama. See on üks nagu minu kindel veendumus. Ehk siis, et isegi kui ma midagi tahaks võib-olla väga palju rohkem, siis ma pean arvestama sellega, et ma ei läbi selle ühe asja rohkema tahtmise, et ma ei saboteeriks sellega teisi asju. Ehk et eesmärk on mitte lükata ennast väga palju nagu tasakaalust välja. Et seal ongi see, et kuidas seal enamasti ma selles loengus, mitte loengus, webinaris keskendungi sellele, et kuidas leida aega olemas elu kõrvalt, et tegeleda lisasissetulekuga niimoodi, et sellega kaasneks terve eluratta paljude tähtsate osade areng meile head meelt tegevas suunas. Ehk et lihtne ja loogiline. Kõigepealt sellest siis materiaalsest natukene siukse kuulsa Success Coachi edutreeneri seletus, kuidas finantsedu saavutada või üldse mingisugust edu on see, et kõigepealt ma tuvastan, mida ma ise tahan saada, siis ma tuvastan selle, et mida teised tahaksid saada. Ja siis ma tuvastan võimaluse, kuidas mina saaksin täita teiste soovid elegantselt ja delikaatselt, kuidas iganes, niimoodi, et teised oleks väga rahul sellega. Ja seda tehes ma siis saavutan kõiki ja rohkem veel, mida ma ise tahan. Ja see omakorda on ka täpselt harmoonias sellise loodusseadusega, mis on siis sisuliselt andmise ja saamise seadus. Ja siis on veel sa pead olema ära teeninud ennem, kui sa üldse midagi saad. Et kui sa nüüd istud käed rüpes ja mõtled, et ma ilgelt tahaks midagi, mul on nii vaja midagi, sa ei saa midagi enne, kui sa tegema hakkad. On kõik lihtne ja loogiline. Et paraku see nii on, aga seda kõike on võimalik nautida. Ja sellest ma juba rääkisin nüüd eelmise slaidi juures juba, et ingliskeelse asjad, kes tahab otsida, on law of giving and receiving. Väga palju materjali on netis olemas, süvenega, tuusti, kes tahab. Andmise ja saamise seadus ongi see, et üldse midagi saada tuleb kõigepealt anda ilma tagasitahtmise soovita. Ja andmise rõõmu puhul on see, et öeldakse, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm. Tegelikult ongi sellepärast, et kõigepealt sa saad suure rõõmuga saad anda kellegile. Sa avastasid, et ma saan inimesele midagi anda. Ja siis, kui inimene võtab selle vastu ja tunneb sellest rõõmu, siis sa rõõmustad ka tema rõõmu üle. Ja ongi nii, et sa oled saanud 2 korda tegelikult seda rõõmu ühest samast asjast. Ja näiteks siis ongi, et rõõm saamise üle kutsub esile tänutunde ja käivitab positiivse kommunikatsiooni osapoolte vahel. Ehk siis, et kui keegi tunneb, et tal ei taheta midagi, talle tahetakse anda, et talle tahetakse head teha, talle antakse lihtsalt nõu ilma midagi vastu tahtmata näiteks, siis ühtepidi on see meie suhetele hea teiste inimestega ja teistpidi on see ka täpselt samamoodi meie ärile on see hea, sellepärast, et kui ma nüüd süvenen sellesse, mida inimene tegelikult tahab, mis inimese tegelik probleem on. Mitte ma ei pressi talle mingisugust kallimat või mis iganes asja peale, vaid et ma kuulan, mis talle kõige paremini mõjub, siis ma tuustin selle info välja, siis ma annan talle selle info
või juhatan ta selle infoni ja tema saabki siis selle, mida ta tegelikult kõige rohkem tahtis. Ja see tekitab tänutunde, ta hakkab võib-olla veel tahtma asju, ta soovitab täitsa teistele, ta kutsub, et näed, temaga võib asju ajada ja nii edasi, avavad sulle külma turgu, ehk siis soeturg on tuttavad inimesed, külmturg on võõrad inimesed. Ja nüüd, kui nendel on hea kogemus, nendel on läinud hästi sinuga, said abi ka veel tootest, siis nad lähevadki ja hakkavad sulle külma turgu avama, nad tassivad sulle kliente ja seda juhtub pidevalt. Ja see on üks asi, kuidas andmise ja saamise seadus, soov tahta teistele head on see, et kui sa teed seda, mis sulle ilgelt meeldib, sa teed seda, millega sa maru rahul oled, siis sa hakkad saama, sest sa oled ära teeninud. Nii. Aga nüüd on see tähtis koht, miks olen selle asja siin alla jooninud, et see andmise saamise seaduse, see hea osa, see ei ole sama, mis teistele hea tegemine, ohverdades enda heaolu eesmärgiks saada tänu kiitust ja välistimulatsiooni. Et väga tihti inimesed, kes ei saa sellest andmise saamise seadusest aru, kuna nad ei suuda ise enda sees tekitada uhkust enda toimetamiste üle, nad ei ole iseendaga rahul, nad ei saa iseendalt tänu, nad ei saa iseendalt kiitust, siis nad võib-olla kardavad hirmsasti teiste arvamust ja nii edasi, siis selleks, et ennast üldse inimesena tunda, nad siis põhimõtteliselt siis nagu tarbivad teiste inimeste seda arvamust ja head asja ja kui nad nüüd seda järjepidevalt ei saa, olles ise suutmatud seda toota, täiesti mõistetaval põhjustel, siis juhtubki see, et neil tekib see defitsiit ja nad hakkavad teistele hirmsasti head tegema, heategevust nagu peale pressima sulle, isegi et see läheb nagu vastikuks, et kuule, oota nüüd, ma pole su head tahtnud, palun ära nüüd siis topi seda. Ja siis ongi see, et nad siis topivad ja teevad oma heategusid enda arvust ja midagi, mida pole tahetudki ja siis nad ootavad tänu ja nüüd, kui nüüd seda tänu ei saada, kui siis inimene ei oska näiteks hinnatagi seda, võib-olla mõni on harjunud, et see on täiesti normaalne, et talle umbes nii tehakse, võib-olla lapsepõlvest saadik on nii tehtud. Et siis tegelikult täiesti naturaalselt ei oskagi ta head nagu tunda selle üle head meelt tunda, et talle niimoodi tehti ja inimesel ikkagi puudub nagu see tänutunne, aga siis puudub see saamine ja on konflikt, et inimesed jah, et seda ei tasu nagu sassi ajada, et üks on südamest siiras andmisrõõm ja teine on enda huvide ja asjade eiramine läbi selle, et siis nüüd sundida ennast teistele head tegema, et siis saad tagasi nende kiitust, nende tänutunnet ja kõike muud sellist. See on kaks väga erinevat asja tasuks. Nii, ma pean ruttu laskma, küll on palju. Sükene harjutus näiteks tehke, kes ei ole saanud aru sellest energiate liikumisest või vahetamisest hästi. Näiteks, et kui on kuskil reguleerimata ülekäigurada, näiteks parklates, inimesed tulevad, nad on harjunud, et mitte keegi kinni ei peata seal. Peata see auto korraks kinni, naeratab, lased üle tee ilusti ja nüüd sa oled võimeline, nüüd on võimalik näha seda, et kuidas inimene on üllatunud, siis tal on hea meel, ta tänab sind ja sa saad selle tänu vastu võtta. Kuidas seda käivitada, kui sa ei ole nagu seda kunagi kogenud? Et minul algas see asi sellest, et ma kuskilt kuulsin ja siis katsetasin või lugesin ja siis katsetasin, et tuleb likvideerida oma sõnavarast selline asi nagu pole tänu väärt. Et tegelikult on alati on asi tänu väärt, kui keegi sind tänab, järelikult kui ta sind tänab, siis tal on tänu tunne. Kui sa arvad, et ta tänab sind viisakusest, siis tegelema paranoiadega. Et võib-olla ta tänab viisakusest, see on tema probleem, see jääb tema südametunnistusele. Aga kui sina, isegi kui ta tänab sind, siis sa ikkagi tunned nagu head meelt. Et reeglina ikkagi inimesed või enamasti või tihemini inimesed ikkagi tänavad sellepärast, et nad on sulle tänulikud. Ja kui sa nüüd võtad selle tänu vastu, siis sa hakkad tundma, et täiesti olles mina ise, täiesti tehes oma igapäevaseid asju, täiesti mitte midagi kellelegi midagi spetsiaalselt tehes, sa teed nii palju head iga päev. Sa saad selle eest nii palju tänu, mis tähendab, et sa oled tegelikult ühiskonnas
tore inimene, kellele ei meeldiks tore inimene olla, aga kõik algab sellest, et see asi võetakse endalt ära sellega, et öeldakse, et pole tänu väärt. Et esiteks see tänu tõugatakse tagasi, järgmine kord sind võib-olla ei tänatagi, sest nagu sellel on savi ja niimoodi nii edasi. Et see on selline asi, mis on väga palju näiteks minu elu mõjutanud. Ma soovitan kõigile proovida seda, et tehke mingi 21 päeva challenge, 21 päeva ei ütle mitte kellelegi, pole tänu väärt. Vaadake, mis juhtub päris põld, ma arvan, et üllatute positiivselt. Seal ongi nüüd järgmine asi, tahtmine ja vajadus versus olla ära teeninud. Osad ongi niimoodi, nad istuvad ja ootavad, et neile kukuks sülle, siis nad halavad, siis nad on nii ohvrid, siis neil on vaja kaastunnet, siis on see teine ja kolmas häda. Nii, aga nad ei liiguta ennast selles suunas, et pöörata oma et pöörata läbi oma tegude või siis kuidagi niimoodi, et tal parem hakkaks. Et see, mida nad teevad selle mitte midagi tegemisega, on see, et nad tagavad selle, et mitte midagi ei juhtu. Sest et tegevusel ja tegevusetusel mõlemal on tagajärg ja nii on. Istud, mõned midagi ei tee, mitte midagi ei juhtu, kõik jääb täpselt samaks või siis läheb veel halvemaks. Et selleks, et midagi saada, pead olema ära teeninud, selleks, et jällegi näed Anthony Robbinsi see edu valem, tea, mida sa ise tahad, tuvasta, mida teised tahavad, siis anna teistele, siis sa saad ja sa oledki ära teeninud. Nii lihtne see tegelikult ongi, et see tasub süvenemist, see on niisugune suur asi. Siis igal teol on tagajärg ehk tulemus, nii tegevusel kui tegevusetusel on tulemus, üks meeldib, teine ei meeldi, kõigil on algus ja tulemus. Et ei ole nagu, et mitte midagi ei juhtu kogemata, mitte midagi lihtsalt kogemata juhtus. Et ei ole, kuskilt sai see asi alguse, keegi lükkas mingisuguse mutrikese, rattakese, liivaterakese veerema ja lõpuks oli laviin. Et kui inimene hakkab seda asja niiviisi jälgima, siis mis juhtub on see, et ta tunneb, et ühtepidi on see negatiivne või ebamugav. Ehk siis sa tunned, et kui palju sa kõike põhjustad, mis sulle ei sobi. Aga teistpidi on see, et kuidas hakkab enese hinnang kasvama, on see, et nüüd, kui sa nüüd näed, et läbi sinu tegevuse, et kui sa hakkad võtma ka vastutust nende asjadest, mis sul on hästi läinud ja sa näed, et aga sellepärast läks hästi, et ma tegin nii, sellepärast läks hästi, et ma tegin nii. See käivitab teistpidi see ahela, kus inimene järjest tahabki teha alati õiget asja õigel ajal ja öelda ei sellele instant gratificationile, mis need on eesti keeles, kohe selle rahuldusele, vaid et ta teab, et nüüd, kui ta surub selle kohese rahulduse soovi alla korraks näiteks, on ju, sellest mingi 5 sekundit midagi juhtus. Et siis ta näeb juba seda, et mida ta tulevikus nagu saab. Selline loogika. Kõik, mis teed, kõigel on tagajärg ja mitte midagi ei juhtu lihtsalt niisama. Siin ma olen korraks väit, sest et selle ma leidsin, see on nii tark asi. Ja vahepeal kohvi. Nii, paneme edasi. Jada ahel. Tehes omale selgeks oma soovid, saab läbi tahte hakata elu viima tegusid, millel on tagajärjed. Me oleme alati seal, kuhu meie enda tegude resultaadid meid on viinud ja mitte kellegi teise. Et see ongi see, et kui me võtame alati vastutuse iseenda tegude eest, siis ei ole mitte keegi kunagi süüdi. Mitte millestki, mis meiega juhtub. Sest me oleme ise näiteks astunud kellegiga mingisugusesse suhtes, vestluses, mis viis võib-olla kuskile kuhu iganes. Et see ongi see, et kõik asjad, mis meiega juhtuvad, meie enda põhjustatud. Me oleme kaasa aidanud sellele. Ja et mitte nüüd kõrvale kalduda selle lause mõttest, et soovid, tahted, teod ja tagajärjed. Ja nüüd soovid ja ütleme, et see energia, kuidas asjadega hakkama saadaks, see on minu arust on 2 jõu pealt. Üks on niisugune tõmbav jõud ja teine on lükkav jõud. Üks jõud annab energiat, teine võtab energiat. Ehk siis teine tarbib. Kui nüüd inimene julgeb unistada, lubab endale unistamist, siis tekib
tekibki selline energiat andev jõud taha, mis on, ütleme see, et tema tõeline jõud väljendub alles siis, kui absoluutselt kõik muud ressursid on otsas, mitte ennem. Et ta ennem ka, jah, aga mitte nii tuntavalt. Et teine asi on tahtejõud, ehk see, mida siis hambad risti paneme, mul on moraal, mul on tahe, mul on kõik asjad, aga enamus ainult seda kasutavadki. Et tänapäeva ühiskonnas millegipärast on kuidagi koolisüsteemist ja üldse ühiskonnast on välja jäänud see, et rakendada seda jõudu, mis tegelikult annab sulle energiat, mis ei võta energiat ära. Et millegipärast on see raisku lastud. Ja ma tooksin näite sellest, ma olin USA's Rangeri kursusel, US Army Ranger Course, see on niisugune väga suurepäraselt organiseeritud aju- ja ihunuhtlus, mille eesmärk on siis selekteerida välja USA sõjaväe jaoks tippjuhte ja lahingüksuste juhte. Ja kindraliks ei saa, kui seda ei läbi ja seal ongi niimoodi, et see on tehtud võimalikult koledaks asjaks inimesele. Ja siis seal ma sain selle tunde kätte, kuidas sa oled energiast täiesti tühised, tahtejõud on null, kõik kohad valutavad, sa oled magamata, sa oled nälgas, sa oled tühi täiesti, sul tahavad kopsud välja joosta kurgust ja sul tahavad jalad alt otsast kukkuda, sa oled kõik üleni piimhapet ääreni täis. Ja siis sa ajad ennast näiteks edasi püsti, sa saad energia tagasi koguda läbi selle, et sa visualiseerid seda, et sa visualiseeridki seda unistust, sa visualiseerid, et mis ma siis teen, kui see pärast nüüd juhtub, siis inimesed hakkavad unistama toidust selleks, et visualiseerivad mingid häid toite, siis räägivad heast toidust, kõigil lila jookseb see söögiisu ja nad saavad sellest energiat, nad toituvad sellest, nad ajavad ennast selle tõttu jalule. Et see on selline energiaallikas, mis on väga alahinnatud ja sellepärast tasub teha neid dreamboard'e, sellepärast tasub seada unistusi, sellepärast tasub tahta asju, et mitte materiaalsest küljest, vaid et selleks, et sul oleks üldse see energia võtta kuskilt, et sa käivitaksid selle üldse. Nii, kell on juba liiga palju, laseme kiirelt edasi. Kuidas saada teada, mida teised tahavad? Kõige tähtsam on ikkagi kuulamine, siis on need vaata, ehk siis näiteks nagu netis, Facebookis, kus iganes, sotsiaalmeedias, sa saad vaadata, ja sa ei kuule, siis sa mõtled selle peale ja siis sa küsid, mitte sa ei järelda. Et sa võid enda seisukohast võttes oma mätta otsast, võid sa kuulda, sa võid vaadata, sa võid mõelda, aga kui sa ei küsi, sa ei saa mitte kunagi teada, mis teine inimene tegelikult arvab, mis seal tegelikult see seisukoht on, kui sa just ei ole selgelt nägi. Et ära eelda, ära järelda, kõik, mida sa ei tea, on teadmatus, see on spekulatsioon, ära selle aluse otsust nagu vastu võtta, mis kellegile hea on või mida keegi tahab, küsi alati. Nüüd teadmatus on tegelikult väga hea, kui sa oskad seda ära kasutada. Ja selle kohta ma loodetavasti teen mingi hetk täiesti eraldi video, see on äge värk. See aitab väga palju inimesi kindlasti, mind on see aidanud, minu tuttavaid on see aidanud, kellele ma olen seda kontseptsiooni näidanud ja niimoodi. Aga senimaani, kui seda pole olnud, siis üks asi, kust seda asja saaks ka ammutada, on näiteks lilleoru kuru või lilleoru eestvedaja Ingvar Villido. Ja siis seal lähed lilleoru lehele, seal on kas mingi e-pood või koolitusmaterjalid või midagi siukest, seal on loengute nimekiri ja siis on seal selline asi nagu mõttemaailma korrastamine, see on mingi 2 tundi pikk ja Rakveres 2014 või midagi sellist on ta tehtud, et see tasub kuulata, see maksab mingi 10, aga see on täie raha eest seda igat senti väärt. Et siis saab võib-olla selgeks, et kuula, et kuulda, mitte ära kuula, et vastata. Ja alati küsi, emotsioonidel ei ole emotsioonid ei suuda mõelda, kõik muu selline asi. See on väga tark asi. Nii, nüüd oluline asi selles osas, mis oli igatahes ma jõudsin peaaegu õigesti kohta, jooksis kinni. Nii. Okei. Nüüd hakkas ise lülitama, saad aru. Jumala äge. Nii.
äkki jäi paika. Niimoodi. Fookuse sättimine, see ongi see, et kuidas sama palju ajaga teha palju rohkem ära. Ja lahendus selle asjal ongi fokusseerimine, fokusseeritud tegevuse tsüklid, kus sa oled blokeerinud ennast ära igasugusest muust välisest asjast, ehk siis mitte miski ei saa sind segada. Ja väidetavalt kõige raskem joogaharjutus nende joogide puhul, üldse jooga idamaade, mitte jooga nagu üldiselt venitamine, vaid jooga nagu mõtlemine, elustiil, blablabla. Et kõige raskem harjutus on fokusseerumine. Ja sellel fookusel, kui nüüd fokusseeritud tegevusel on samasugune efekt Darren Hardy sõnul ja mingid uuringud ja värgid, et sama efekt on nagu REM-unel, ehk siis, et kui sa näiteks magad isegi 12 tundi, aga sind äratatakse iga tunni tagant üles, siis sa pärast oled ikkagi väsinud, mitte puhanud. Aga kui sa saad näiteks kas või 6 tundi täiesti segamatult magada, siis sa oled oluliselt rohkem puhanud selle 6 tunniga, kui sa oled selle segatud 12 tunniga. Ja täpselt sama on fookusega, et kui sul pidevalt tähelepanu läheb mingi muu asjale, siis sa ei keskendu, sa ei süvene ja sa ei ole sama efektiivne sama aja jooksul. Ehk siis sul kulub ühe asja tegemiseks kordades rohkem aega, mis võtab selle aja loodusseadust. Tühja kohta ei salli loodus, on ju, siis see tuleb kuskilt mujalt. Ehk siis kui ei fokusseeru, mingi muu asi kannatab ja sa ei saa sama palju tehtud, kui sa tahaksid teha või sa millestki pead loobuma, millest sa ei taha loobuda. Refokusseerimine, kui sind segatakse, võtab circa 11 minutit, ehk siis uuesti sama, see on uuring tehtud, siis maksimaalne superkeskendumise võime, enne kui inimene ära väsib sellest, pidi olema jällegi selle sama uuringu alusel 90 minutit. Et see on siis see, kuhu mina ennast nagu sihin, et saada kätte see maksimum niimoodi, et ma oleksin suuteline 90 minuti jutti olema fokusseeritud. Et sellest tegelikult täiesti piisab igapäevaselt, et tekitada kõik peaaegu kõik vajalikud finantsid ja asjad. Et ma tean inimesi, kes on, jah, et see on juba käigus hoidmise mõttes, alguses loomulikult on vaja rohkem panna. Ja nüüd see sama asi, see fookuse värk on täpselt sama, mida räägivad Darren Hardy, James Lavelle, Carina Bentley, Carl Ameri ja nemad räägivadki sellest, et on ninja-like focus, ehk siis, et see on nagu laseriga paned ja kõik on paigas, midagi ei liigu. Et kõik on tehakse täpselt sellel ajal ja need inimesed, kes seda suudavad oma tähelepanu kaitsta, need inimesed ongi need, kes on superachieverid, inimesed, kes kõige rohkem saavad tehtud sama aja jooksul. Sellest kohe räägime edasi. Et mida siis tasub selle fookuse puhul teha, on see, et mõelda, et kui pikki tsükleid sa oled suuteline tegema selleks, et olla võimalikult produktiivne. Et näiteks 45 minutit, minu eesmärk on lõpuks saavutadagi see lagi, ehk siis see 90-minutiline fokusseerituse tsükkel. Nii, nüüd ma põgusalt juba rääkisin, see asi, mis see nüüd on sisuliselt aktiivne tähelepanu segamise kaitsesüsteem, ehk siis Active Distraction Defense System. Ja sellest on rääkinud Darren Hardy, Success Magazine'i suur tähtis juht ja õpetaja ja üldse hästi tark ja äge mees ja tal on väga kõvasti on ta elus saavutanud ja ta on kirjutanud väga häid asju, tasub süveneda. Ja tema rääkis sellest Active Distraction Defense Systemist, rääkis sellise huvitava loo nagu, et mingisugune suur tähtis klient neil selles Success Magazine'il oli siis tahtnud, mingi korporatsioon oli siis tahtnud enda mingisugusele üritusele Richard Bransonit rääkima. Aga nende kõik üritused läksid nagu puusse või luhta, et nad ei saanud kuidagi seda meest kätte, saadeti puu peale ja siis nad mõtlesid, et nad keeravad nagu tagamist kraani ja läksid siis küsima, et kuulge, et teie raudselt teate seda venda. Nii, et näete, et me pakume talle, nad hakkasid pakkuma seal mingisugusest 50 tonnist taalast päev või 100 tonni või tund. Lõpuks oli siis mingi $500,000 tund juba olid nad nõus maksma, siis lõpuks läks asi ego peale, et davai, et blank check on ju, et mis iganes summad sa tahad, sa saad. Ja siis tuli lõpuks vastus, et praegu see ei ole prioriteet ja ongi kõik. Kuna see ei ole prioriteet,
siis sellega ei tegelda. Järelikult vahet ei ole, kui palju te maksate. Keegi ei tule teile rääkima. Ongi kõik, punkt, tšau. Ja teine asi oli, ma ridade vahelt lugesin välja, et oli vist Donald Trumpiga, kus ta tahtis Success Magazine'i jaoks minna nagu kaua aega minna sinna nagu intervjuud temaga tegema, ei saanud üldse jaole ja lõpuks, kui ta sai, siis jõudis kohale, läks varem, jõudis kohale, kohe teda tervitati, oi, teie vist peate olema Mr. Hardy, tulge palun edasi, teid juba oodatakse, hops, kuhugile ülesse sinna. See vend võttis juba avas üli vastu, no tere umbes ja terve selle intervjuu jooksul, mis võttis mingi 1,5 või 2 tundi aega, see inimene ei tegelenud mitte muu ühegi mitte asjaga. Oli 100% olemas teise selle intervjuu jaoks, ta oli 100% kohal, 100% mõtles kaasa ja see ongi see, mis eristab need inimesed, kes nagu saavutavad palju nendest, kes ei saavuta väga palju. Et kui sa lased ennast segada, siis kus iganes sa midagi proovid teha, siis see asi ei toimi. See fookus ei ole paigas, sul asi läheb lappama ja seda peaks rakendama igal pool, kodus, netis, töö juures, kus iganes. Et põhjendasingi juba ära, sellepärast, et kui sa seda teed, siis oled selles hetkes oled sa alati kohal, sa saad igast hetkest alati maksimumi ja kui sa muidu ei suuda nagu hoomata, siis see ongi see, et proovi mõelda näiteks, võta mingi 2 mõtet, proovi nende peale korraga mõelda ja see on võimatu. Et kui sa mõtled kas ühte või teist, sa heal juhul saad neid hästi kähku vahetada niimoodi, aga sa ei saa neid korraga mõelda. See on võimatu. Et selline asi. Nüüd, millest me juba ka korraks juba oli eelmises slaidis juttu, on see, et selline tegevus annab kõikidele tegevustele, kõikidele inimestele annab 100% ja ta annab selle ajavõidu annab läbi selle aja kvaliteedi. Ehk siis see, mis sa teed, on nii kvaliteetne, et sa suudad nii palju rohkem ja selleks, et nüüd saaks seda teha, selleks, et sa saaksid selle aja, et sa saaksid selle eralduse, et sa saaksid seda fokusseeritud aega nagu tekitada endale. Selleks nüüd on tarvis, et teised inimesed ka saaksid aru, mida sa teed, miks sa teed ja kuidas nemad sellest kasu saavad. Ehk et selleks, et konflikte välistada, siis sa saabki ära selgitada, et näed, et ma nüüd teen sellist asja, sellel on see mõte ja sellel on see tagajärg ja nüüd, kui nad tunnevad ära selle asja kunagi, et kuidas sa oled 100% fokusseeritud, et näiteks sa räägid lapsega, teete midagi, siis sa ei ole kogu aeg telefonis. Sa ei vaata, sa ei võta kõnesi vastu vahepeal, mingid muud sellised asjad. Et see teine inimene on sulle siis kõige tähtsam see hetk, näiteks partner, näiteks laps, su tegevus, sinu enda mingi hobi on ju, su enda mingi mõte ja kui inimesed saavad aru sellest väärtusest, kui nendega tegeldakse 100%, siis nad on nõus sulle selle eraldatuse andma ilma protestimata. Nii, vähem mäla, pikem samm, ma proovin kiiremini teha. Olles suuteline kuulama, nägema, saad sa ropult infot tegelikult, et seal ongi see, et kui sa nüüd oled nii fokusseeritult kuulama, siis sa hakkad nägema ridade vahele, siis sa kuuled täiesti uskumatuid asju, mida tegelikult sa varem ei pannud tähele, lihtsalt nad olid kogu aeg olemas. See asi toimib näost näkku telefonis ja eriti ka internetis ja kuidas seda teha on see, et ongi, kui sa suhtled, sa panedki telefoni hääletu peale, võib-olla lülitad üldse telefoni välja, kui sul on kellegiga mingisugune vestlus. Või siis, kui sul on midagi plaanis, siis ütled, et mingi kindlasti umbes, no aga see peab olema ka mingi väga kindlasti asi, mis läheb, ma ei tea, maja läheb põlema, kui sa kohe telefoni ei võta. Ja teine asi on see, et kuidas mina internetis seda kasutan, on see, ma krutin mingi Facebooki 2-3 korda päevas ja ma lasen lihtsalt vaatan, mis seal toimub, ma ei sekku sinna, ma ei võta sellest osa, aga nüüd, kui ma lasen silmad üle, vaatan, mis seal toimub, kes mida räägib, kellel mis probleemid on, kellele mis meeldib, kes on kui aktiivne sotsiaalselt ja edasi, siis see salvestub minu alateadvusse ja see hakkab looma selliseid pisikesi pusletükkikesi. Ja nüüd, kui järgmine kord näiteks keegi räägib sul tuttav on ju, et oi, mul on see asi, mul ei ole sellega rahul,
siis sul hakkab pilt ise, need pusletükid hakkavad sul ajust kokku jooksma, et kui sa olid nüüd, tuleb meelde, oi, tal oli see. Nüüd, kui sa tood selle välja, nüüd, kui sa oled temaga, siis hakkad vestlema 100%, sa oled fokusseeritud, siis see on nagu nii meeldiv, et inimene on tegelikult nagu kursis või et inimene on nagu tähele pannud, et ja kui sa oled sinna lülitad ka selle andmise loodusseaduse, siis see ongi see, et sa oledki suuteline talle, esiteks sa oled suuteline ära kuulama, sa oled suuteline temast aru saama võib-olla, sa oled suuteline ja kui sa ei saa, siis sa küsid, ehk siis sa ei hakka mingit lengitust tegema ja siis, kui tal on probleem, siis sa võib-olla isegi saad selle lahendada. Kui sa ei saa seda lahendada niimoodi, et sa ka mingit finantskasu saad, siis sa võib-olla oskad teda juhatada kellelegi, kellel on talle hea nõu anda näiteks. Ja selle tekkiva infovoo puhul tasub sihukest asja meelde pidada. Ma panin siia kirja, et verbaalne info, mida sa annad, on ainult 7%. On tonaalsus, on kehakeel, on kõik igast muud asjad. Ja üks hea vend, kes oskab sihukest asja hästi seletada YouTube'is, pange Dan O'Connor. Ja kohati on need sihukesed natukene naljakad, aga seal on väga palju sihukest väärtuslikku infot. Nii, ja siis üks nõuanne selle tekkiva infovoo kohta hästi rääkis ühes webinaris Carina Bentley, kes on meil väga vingelt ehitab Britis. Et kuula, jälgi, jäta meelde ja kirjuta üles. Ehk siis, et tema peab nagu mingid journalit, mingid pühikud, kuhu ta siis nagu teeb mingeid märkmeid. Ja nüüd, kui ta vaatab, et keegi on näiteks selle listi skännimise alusel, Facebooki lehe skänni alusel on ta siis vaadanud, et kellelgi on mingisugused sellised omadused, mis sobiks, et ta tahaks temaga nagu koos toimetada, äri teha, siis ta vaatab, et mis selle inimesega on, blablabla, ta saab rohkem teada, võtab selle inimesega ühendust ja võib-olla saavadki koostööd teha toredate inimestega. Nii, panna ruttu edasi, kell on nii palju. Nii, kuidas siis toimetada? Et nüüd, kui sa oled kuulanud hästi, siis sa suudad tuvastada, kui sa oled nüüd mingeid asju õppinud, siis sa suudad ka reageerida. Kui sa nüüd neid mõlemaid asju teed, siis juhtubki see, mis Anthony Robbins ütles, see saadki. Ja seal ongi see, et tuvastamine on tegelikult oskus lugeda ka ridade vahelt, ehk et kui sa neid kuulad, siis sa paned ka muid asju tähele. Kui sa reageerid, siis on see oskus reageerida, et kuidas ma siis nüüd reageerin, selleks see ei ole nagu lihtsalt suvaline, on võimalik reageerida paremini ja halvemini, produktiivsemalt ja mitteproduktiivsemalt. Ja tähtis on ka otsus, et astuda üldse see samm, et kui sa nüüd tahad, et tuli läheks põlema, aga sa ei tule tooli pealt püsti ja ei vajuta selle lülitit, sa võid vahtida lolliks ennast, ta ei lähe põlema, tee mis tahad. Ja siis ongi, et kui sa nüüd need asjad omavahel nüüd jadas ilusti ühendad, soov, tahe, tegu, nii, siis sa saadki tulemuse, mis sulle meeldib. Ehk siis, et skooridki niimoodi. Nüüd oskused. Kiirelt on ju to have more, you have to become more. See on legend, guru, filosoof Jim Rohn. Ja seal ongi, et see, et kui sa tahad rohkem saada, mida iganes tahad rohkem saada, sa pead ise rohkemaks saama. Sa saad ainult nii palju, kui sa väärt oled. Sa saad ainult nii palju, kui sa oled ära teeninud. Sa saad ainult nii palju asjadest aru, kui palju sa enda ajupotentsiaal oled arendanud. Su loogika leiab lahendusi ainult nii paljudes kohtadest, kui palju sa oled kogunud pusletükikesi enda aju. Et nüüd, kui sulle tekib mingi arusaamatu olukord, siis võimalik on, et need erinevad kogutud pusletükikesed sobituvad kuskile kohta ja annavad sulle vastuse sellest asjast. Või siis vähemalt sa oled suuteline spekuleerima, sa oled suuteline leidma mingisuguse juhtlõnga, kust nõu küsida ja sa saad selle asja tehtud. Et see on selle asja lood. Ja lotovõtjad jäävad reeglina samasse või hullemasse seisu, kus nad enne võitu olid, kuna nad tegeliselt kulutamise, mitte enese harimisega. Ehk siis, et kuna nad mitte kuhugile ei kasva selle suurema raha saamise käigus, siis nad kukuvad alati ja peaaegu eranditult tagasi või veel hullemasse kohta, kui nad enne seda võitu olid. See ongi kogu selle loogika, et mille pärast on neid oskusi vaja, mille pärast on vaja koguda endale pusletükikesi, mille pärast on vaja alateadvusse lasta infot sisse. Niimoodi, kust neid oskusi saada? Esimene asi, kuhu minna, on
meie oma superstaar tohutu potentsiaaliga väga ägedalt seletav võrkturunduse maailma legend Tim Sales, kes liitus Arixiga ainult sellepärast, et me oleme moraalselt õigel teel ja et tasutussüsteem on selline, et on moraalselt õige, tasutussüsteem on hea, tooteportfell on targalt üles ehitatud sellest kõigest mingist teisest kohas lähemalt, võib-olla mina ei peagi rääkima sellest. Nii, ja meil on, kui nüüd inimene on liitunud või tal on ligipääs läbi hea sõbra näiteks sinna, siis Business Orientation Systemsi koosneb hunnikust videodest, seal on kulda niimoodi, et paha hakkab võtta lihtsalt järjest aega ja vaadata, süveneda, mõelda ja kui ei saa aru, mis seal räägiti või kui ei tundu loogiline, küsi ülaliinilt, küsi kelleltki, kes teab. Kui tema ei tea, siis võib-olla see motiveerib teda järgi uurima, et olla ise piisav, et nüüd saada. Ja võib-olla ongi tal selle vastuse anda, aga kui tal ei ole, siis te mõlemad koos saate kasvada. See on äge. Siis siin on hästi palju selliseid asju, ma panin siia hunniku nimesid, mida tasub vaadata netist ja ma ei hakkagi ühtegi eraldi välja tooma. Ainukene, mida ma eraldi välja toon, ongi see, et meie oma Business Orientation System, Tim Salesi teed, see on midagi, mis tegelikult oleks, ma ei tea, kohustuslikuks ei saa midagi teha, iga inimese vaba valik on see, et mida ta oma eluga peale hakkab, oma ajaga peale hakkab ja see on täiesti okei. Aga kui on huvi ikkagi nagu Google'e midagi üldse saada, targemaks saada ja nii edasi, siis Boss on see koht, kuhu nagu kõigepealt minna ja otsast lõpuni läbi vaadata. Kinni saba lahti, me jõuame sinna kogemuste pagasini. Et kui on olemas kuulamise oskus, kui on reageerimise oskus, tulemusi ei ole, siis miks ei ole tulemusi? Ja nüüd see, et kas sul on nüüd kuulamis, reageerimise ja tegutsemise oskus, selle vastuse annab sulle tulemus. Kui sulle tulemus ei meeldi, siis järelikult on kuskilt sellest tervikrattast on mingisugune asi on vildakas. Ja mõnikord see asi ei tule üldse, sellepärast ei ole üldse vaja halvasti tunda, sest et see, miks ei ole tulemust, väga tihti juhtub täiesti naturaalselt, kuna me oleme inimesed. Ja me peame aktsepteerides iseennast ja oma veidrusi, siis tegelikult on võimalik väga lihtsalt kõigist nagu jussitest üle saada. Ja miks siis näiteks mõnikord ei ole? Tihtilugu räägivad inimesed, et oi, liiga suur sudes, ma ei oleks pidanud nii palju tegema, bla. Või siis, et kui on alaväärsuskompleks, see ei pea alaväärsuskompleksil leveleid on niimoodi. Et igatahes, kui inimene arvab, et ta ei ole mingis osas piisav, et oi, mina ei ole nii hea, et ma ei saa sellega hakkama, siis come on, inimene on alles, ta ei saa mitte kunagi elus valmis. Ta saab areneb, lõpuks sureb ära. Et sellest ei ole mitte midagi. Et ma ei ole kuldlusikas suus sündinud. Uskuge mind, mõnedele inimestele on see karistus see, et nad sunnivad kuldlusikas suus. Ehk et jõukus käib üle põlve, see on olnud juba sajandeid niimoodi. Ehk et üks teenib, teine siis naudib, raiskab, läheb lolliks, keerab oma elu hukka ja läbi elu hukka keeramise siis tema lapsed peavad jälle nullist alustama. See on niisugune asi. Et, või siis hoopis näiteks sul ei ole tervikpildist veel mõned pusletükid nagu olemas, sa ei mõista nagu näha ja see, et sa antud hetkel veel ei ole suuteline lahendust või võimalust nägema, siis see ei tähenda, et seda ei ole. Siis on lihtsalt see, et ühtepidi on see rõõmus, et sul on arenguruumi. See on jumala hea. Sa saad jälle midagi põnevat nagu targemaks. Ja miks mõnikord veel on see, või väga tihti ma arvan, et see on kõigil inimestel, kes selle asjaga tegelevad, on see asi korra elus või rohkem kui tihemini tulnud, on see, et võib-olla hoopis tekkis inimlik jahiinstinkt ja emotsioonid panevad sulle näkku, emotsioonid mängivad sulle vingerpussi praegu. Ja nüüd me jõuamegi võrgus kõige raskem asja juurde on see, et meie tegevus tootepõhise võrgu juures on andmine, kui me ei eelda, et vestluspartner tahab täpselt sama asja, mida meie tahame. Et see on maailma kõige raskem asi.
Ja veel raskem võib-olla on see, et esialgu on distantseerida ennast tulemusest. Ehk siis ongi see, et ma muudki annan, aga samas ei looda kogu aeg, et ma nüüd saangi. Et tavaliselt nagu tehing või asi toimub lõpuks siis mingi peale 5., 6., 7. kokkupuudet asjaga. Võib-olla mõnel inimesel läheb pool aastat, 2 aastat. Aga kui nüüd igapäevaselt nagu järjest muudki teha, et see on okei, ma muudki teen, see on okei, et see inimene ei tahtnud, okei, järgmine kord jälle, nüüd ta aeg-ajalt jälgib, vaatab sind, on ju. Ja lõpuks tal saab otsus küpseks. See ongi kõik, et nii ongi kõige lihtsam ennast nagu distantseerida sellest tulemusest, et ükskord juhtub niikuinii. Nii, kurja juur. Inimesed, mis siis läbi selle, ma nüüd panen korraks tagasi, vabandust. Kui nüüd inimesed eeldavad, et hirmsasti kõik tahavad ja nad ei suuda ennast distantseerida sellest tulemusest, siis nad võivad teinekord minna nagu nii motiveerivaks, et sellest saab pähe määrimine, mitte see ei ole enam kuulamine. Ja kuidas eristada ongi see, et kui sa oma ideed mingist heast asjast müüd liiga aktiivselt, ehk sa motiveerid liiga jõuliselt inimesi midagi tahtma, midagi, et oi, see on nii hea. Nagu, šampoon, no see ongi hea, aga see ei ole nii hea, et ma seda jooks. Et sellise asja pealt, kui nüüd sellist asja liiga aktiivselt teha, siis kuulamisest ja soovitamisest saab rääkimine, mida ei taheta kuulata. See on peale surumine, see on vägivald ja kui inimene pole midagi tahtnud, siis ei saa talle seda peale suruda. Inglise keeles on ütlemine, et you cannot close people. Ehk et sa ei saa nagu müüa kellegile, kes ei taha osta. Nii. Ja pähemäärimise tunne tekib inimesel, see tekitab vastumeelsuse, siis nad hakkavad sind tõrjuma ja meie oma bossi süsteemis on väga vinge plokk haridust, kus Tim Sales räägib sellest, et selleks, et nüüd inimesega iga suhtlusvaldkond, iga aste, kuhu sa nagu selle suhtega lähed, on mingisugune nagu ring, kus sa temaga tantsid. Siis sa vestled temaga, sa oled ühes ringis. Nüüd ta annab selle loa järgmisesse ringi astuda. Siis sa tantsid taga järgmises ringis. Kui sa edasi ei saa, siis sa jätkad ringis tantsimist. Ja sa ei lähe mitte kunagi ennem edasi, kuni sa ei ole luba saanud. Ja kui sa lähed, siis sa teedki seda, et sa surud peale, mis tekitab tõrke ja sa hakkadki tundma seda, et issand jumal, kaua ma teen seda asja, midagi ei toimu, aga tegelikult see on tagajärg. See on sinu enda tegevuse tagajärg. Aga sellest tuleb aru saada, seda tuleb aktsepteerida, selle üle ei ole tarvis nagu mingi halvasti tunda ennast, selle pärast ei ole vaja teiste peale näpuga näidata ja kui keegi näeb, et sa seda teed ja sulle ütleb, siis ole tänulik, et ta säästab sulle nii meeletult aega. Et nüüd nii. Lahenduse uus oht, kui distantseerida ennast emotsionaalselt tulemustest, ei ole võimalik peetuda. Stress kaob, jääb andmise saamist rõõmprotsessi ja progressi üle, seal üks kindel hormoon tekib, kui nüüd see protsess, kui sa saad aru, et on protsess, siis tekib üks kindel hormoon, mis laseb sul edasi toimetada, aga sellest teine kord. Tekib uhkus saavutuste üle, rõõm avastuste ja pusletükkide sobitamise üle ja nüüd hakkabki see koht siin mängima, et kui sa oled pannud endale aiu, kui sa oled seda infot seal korjanud, kui sul hakkavad need pusletükid hakkavad ise paika loksima, siis see on nii hea tunne, siis sa lähed nüüd, ma olen nii võimas, ma saan nii hästi hakkama, kõik jookseb, kõik sujub ja siis tuleb järgmine oht. Kohe räägime. Oht on tekitada kaos, oht on tekitada eufooriline kaos, ehk siis sa hakkad seda, mis sulle nii hästi hakkas meeldima, on võimalik hakata nüüd teiste asjade arvelt tegema, millega sa lõikad osad kodarad ära sellest veerevast ratast ja ratas läheb lopp ja sõita ei saa, tekib hüppav kargav ja eluratas saab tagasilöögi ja see paneb absoluutselt kõigele põntsa, emotsionaalselt kõigele. Nüüd, kui sa oled tuvastanud, et tekkinud on kaos sul, siis sellega on võimalik tegeleda niimoodi, et eraldad ennast sellest emotsionaalselt, tõused sellest kõrgemale, emotsioonidele lase osa võtta, sest emotsioonid mõelda ei suuda
nii, ja siis sa sisuliselt vaatad kogu seda kuradi kammaiaad, vaatad nagu liiklust pilvelõhku ja katuselt. Sa näed, kust kohast mingi voolab, sa näed, kust on kinni ja sa oled suuteline hakata seda nägema ja sa oled suuteline sellest hakkama aru saama. Et täpselt samamoodi on see, et nagu istuda kuskil kõrge jõe kalda peal, vaadata sügisel, kuidas igast pudi ja lehed, kuidas need vooluga ümber kivide, ümber heinatuttide kuskile nagu lähevad, et kui sa oled seal vahel, nagu silmad on vee peal, vaatad nagu konn välja sealt, siis sa ei saa mitte midagi aru. Ja kui sa lähed istud üles kõrgele jõe kalda peale, siis sa näed, kuhu rohkem läheb, kuhu seisma jääb, kuhu ei tasu ronida, kõik sellised asjad. Ja selleks, et oleks võib-olla sõduritele on selline termin loogiline nagu condor moment, ma jätta selle peal peatuma, ja võib-olla meedikutele ja sellistele inimestele on triaas. Ehk et see on see, et kui sa nüüd eraldad ennast emotsionaalselt, siis sa oled suuteline seda tegema, muidu ei ole. Nii, kuidas edasi, kui sa oled nüüd näinud selle pildi ära, mis nüüd edasi teha? Tuleb teha kaart. Selleks, et kui sa nüüd tahad kuskilt metsa minna, seal on mingi soo ja seal on mingi jõed, aga samas võib-olla metsast läheb tee läbi, siis kui sa nüüd selle tee planeerid, siis sa ei hakka seal ringiratast tatsama ja energiat kulutama. Nii, ja selleks, et see kaart on sisuliselt suuremad ja väiksemad eesmärgid, sellest räägib Karl Ameri väga hästi. On goals ja micro goals ja sellest räägib Darren Hardy The Best Year of Your Life või midagi sellist, ma mäletan täpselt peast, see raamatu nimi oli. Ja Jim Rohn räägib väga täpselt ja hästi sihtide seadmisest. Ja minu jaoks on oluline näiteks see, et minul oleks näiteks see eesmärk, et ma teen iga päev mingeid lihtsaid asju, et ma iga päev olen nagu progressis. Et minu jaoks konkreetselt subjektiivselt ei mõju see hästi, kui ma võtan endale liiga detailsed nagu asjad. See on personaalne ja sellest tuleb süveneda, aga seda kaarti on nagu tarvis selleks, et ära ei eksiks. Siis tuleb teha ajagraafik, ehk siis, et sa teaksid, millal sa mida teed, sa saad hinnata olukorda vastavalt sellele, et milleks sa suuteline oled ja sa saad nagu tajuda, mis asjad sulle paremini nagu mõjuvad. Mina näiteks, kui ma tahan midagi loovat teha, siis ma pean seda enne lõunat tegema, sest et siis mul aju töötab paremini. Õhtul midagi looma hakata on täiesti mõõdetu. Ma võin mingi õhtu otsa puid taguda kuskil või puid lõhkuda või mingi füüsilist asja teha, mis nagu mõtlemist ei nõua, aga hommikupoole näiteks ma pean selliseid loovaid asju tegema ja kui ma tean, et see nii on, siis ma saan liigutada asjad oma ajagraafikust paika ja kui ise ei oska seda teha, seda ajagraafikut, siis küsi nõu, kuidas seda teha, et see on tegelikult väga lihtne, et sisuliselt nagu päevik, sa tekitad tuubad, et on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja siis paned sinna kellaajad ja siis hakkad sinna sisse kirjutama, et mis kell sa päris kindlasti midagi teed. Ja nüüd hakkad otsima sellest ajagraafikust, hakkad otsima seda, kus sa saad midagi asendada ja võt nii. Ja nüüd, kui sa ise seda ei oska, siis küsi nõu, aga küsi nõu niimoodi, et sa annad inimesele, kellelt sa nõu küsid, kindlasti edasi selle sõnumi, mida sa soovid edastada. Ehk siis, et meil oli USA-s väga oluline asi on crap in, crap out. Ehk siis, kui sa lähed küsid mingisugust küsimust, millel ei ole võimalik vastata sinu küsimusele, siis sa ei saa oma küsimusele vastust. Nii lihtne see ongi. Et kuidas kõigeks aega teha, ma korraks juba nagu rääkisin sellest, ehk see ongi see, et teed selle graafiku tegemist, me võime selle näidata. Idee on selles, et tuvastada, et kus on millekski mingid võimalused, võib-olla sõidad 45 minutit tööle ja tagasi, mis on siis omakorda väga hea eneseharimise või siis vaikse töö tegemise aeg. Sa hakkad leidma üles, kus sul ajaaugud on, sa leiad, mis asjad on asendatavad, sa leiad, siin on E-to-E ratio, ehk siis education to entertainment ratio, ehk siis kui palju meelelahutust versus kui palju haridust sa enda aiu lased. Ja kui sa nüüd näiteks vahid tunde aega telekat õhtul, siis aasta jooksul loe kokku palju neid tunde on ja sa saad selle vastuse. Et mitu semestrit sa nüüd raiskulasid terve selle aasta jooksul, mis oleks tegelikult saanud enda nagu arenguks kasutada. Siis ühed asjad, mis on väga olulised seal selles ajagraafikust endale kindlasti välja joonistada, on see, mis tagavad inimestel jätkuvalt head peresuhted ja muud suhted. Ehk siis, et mis asjad on arutamisele mitte kuuluvad, mis asju sa ei saa muuta.
mingisugused date night'id oma elukaaslasega, mingid pere kvaliteetajad, laste mingid esinemised, on ju. See on kõik, see ongi see, et 100% olla olemas oma lähedaste jaoks, siis sa saad ka 100% tegeleda oma unistuste täitmisega. Inimressurss, kui sul on liiga palju teha, siis pead õppima usaldama ja delegeerima, ehk siis kui sa oled ennast näiteks, mõned naisterahvad millegi pärast, ma ei saa sellest aru, nad on otsustanud hakata kodus kodumasinateks, siis nad harjutavad oma mehed sellega ja lapsed sellega ära, et nad on kodumasinad. Tihtilugu on selle taga lihtsalt see, et nad ei suuda kannatada mingisugust väikest asja, et keegi teeb natuke midagi teistmoodi, siis ta on parem ise ära teha. Aga samas, kui nüüd aksepteerida, me jõuame sinna kohe, et siis delegeeri, siis sa ei muutu masinaks, siis sul jääb aega üle ja siis sa saad hakata rõõmu tundma, siis sul ei teki nagu sükest asja ka, nagu osad inimesed väidavad, et oi, et mul on mitu last, et muidu ma arvasin, et mul on nagu lapsed ja mees või lapsed ja naine ja siis tuleb välja, et sul on hoopis mitte ei ole sul elukaaslane, vaid sul on üks laps nagu lisaks, aga tihtilugu see ise tekitatakse läbi selle, et inimene potitatakse ära, siis ta hakkab seda iseenesest mõistetavaks võtma. Kui ta nüüd mingisugust initsiatiivi üles näitab, siis see tõrjutakse selle läbi, et kuule, sa nii ei oska teha. Mas ma ikka teen ise ära. Ja siis nagu kaua sa topid. See ongi täpselt see, et nagu kaua ma tänan inimest, kui ta nagu vastu ei võta. Ja siis ongi, inimene tekitab endale selle, et tal puudub elust aeg, ta on kodumasin ja kui ei delegeeri, jäädki kodumasinaks. Ja ise oled teinud, siis naudi seda. Palun. Tehes alati õiget asja ei ole võimalik mitte midagi valesest teha, et Art Williams on jumalast ägedalt öelnud on the best you can do is the best you can do. Ja mis teeb näiteks sõjaväe eriüksustest eriüksused on see, et sinna koondatakse inimesed, kes alati on suutelised kõiki vajalikke asju ilma järelevalveta tegema õiget asja õigel ajal, nii nagu peab. Keegi ei pea neil nagu kaikaga seljas olema. Samas tehes õiget asja õigel ajal, sa saad alati olla uhke enda üle, kui sa teed alati õiget asja õigel ajal, kui teed midagi, mida peab, alati teed õiget asja, siis alati oled oma lastele eeskujuks, sa ei saa mitte kunagi öelda, et miks te nii teete, sa oled ise õpetanud selle, sa oled ise kodeerinud oma lastesse selle, mida nad teevad. Et see ei tule nagu lambist. Kui nüüd sa oled passiivne, lased mingi lasteaia ja kooli mõjul, siis mingi tajupesu lapsele teha, sa oled ikkagi ise selle põhjustanud. Läbi selle, et sa oled võib-olla mõnes aspektis nagu loll ja harimatu, haritust ja haridust ei maksa sassi ajada. Ja see ongi see, et mille pärast tasub alati proovida ikkagi õiget asja teha. See on see, kuhu me veel varsti jõuame kohe, on, et kui sa alati teed õiget asja, siis alati kõik saab kõige paremini. Kui sa ei tee, siis sa annad võimaluse, et need asjad ei saa nii hästi, kui sa tahad teha. Lihtne loogiline. Mida oma ajaga teha, kuidas aru saada sellest, et kui palju iga minut, iga pisikene tegu loeb, ongi nüüd see tervet elutsüklit käsitlev, ma ei tea, ma ei oska sellele asjale väärtuse numbrit või asja panna. Osadel asjadel pole numbrit, lihtsalt nad on nii väärtuslikud. Ja üks nendest asjadest on Darren Hardy compound effect ja teine, mõneti nagu ka sarnane, mis on rohkem nagu nõuande vormis, on living your best life ever. Mõlematele asjadele on meil ligipääs olemas, kes tahab, küsige selle käest, kes teid seda kutsus vaatama ja te saate lihtsalt nii palju. Kui te inglise keelt ei oska, siis paluge endale seletada see asi lahti. Nii, ja teine asi on see, sisuliselt sarnane asi, aga see on ainult selleks, kuidas võrku ehitada, kuidas võrkturunduses läbi lüüa, kuidas sellest asjast mõttest aru saada, kuidas on edu ja mis ei ole edu. YouTube'i doksi sisse Erik Porre, NM Pro, number 0, Programming Your Mind. Ja kui sa sellest aru ei saa, jälle, las see, kes sind siia kutsus, las see seletab sulle. Kuidas püsida joonel ja millist on enesekontrolli tööriistad, et pidada seatud eesmärkidest kinni. Et seal samas tasuta asjade hulgas, jällegi küsige pärast, ma ei hakka praegu aega raiskama selle väljamõtlemise peale, et on selline asi nagu Weekly Regiment Register.
see on tohutult võimas tööriist, sa saad ise selle läbi endal kiitust, sa saad ise endal järgi pidada, sa saad ise endale panniga näkku, kui sa nüüd näed, et ma tegelikult oma mugavusest, laiskusest, millest iganes seda teist ja kolmandat ei ole teinud. Nüüd, kui sa seda teed, siis kui sul on vaja mingeid asju ellu viia, kui sa tahad mingeid asju, mitte lihtsalt nagu, sa tahadki neid sundida ennast nagu heaks. Sa tahadki neid näiteks enda elust välja saada, sa tahadki sundida ennast nendest loobuma. Siis mitte keegi teine seda teha, saad ainult ise seda teha ja selleks kõige võimsam vahend on märkmik. Kui sa tahad näiteks trackida mingisugust oma kulutusi, siis sa paned iga sendi, paned oma märkmiku kirja ja siis sa vaatad ja siis sa saad sellega panniga näkku, kui sa vaatad, et sa raiskad mõttetute asjade peale. Nii, ja nüüd, kui sa teed neid asju, seda sama weekly rhythm registerit, sa pead seda järge, nüüd sa võtad näiteks nädalas korra, võtad kokku, teed plan to review, mis on täiesti eraldi koolitusena võimalik vaadata Erik Vorre jälle YouTube'is. Siis ongi see, et sa teed plaani, sa hakkad seda tegema ja siis sa vaatad selle üle. Siis sa kas saad kiita, saad laita ise enda käest, mitte teiste käest ja sa saad ka nagu, sa hakkad kontrollima oma kõiki oma elus. Nii õnne kui õnnetust. See on ilgelt vägev. Siis ongi see, et pidevalt analüüsida, nautida oma tegevust, nautida muutusi ja nende sisseviimist ja see, kuidas seda teha, kuna see on nii psühholoogiliselt keeruline lahti seleta, siis selle kohta ma pean eraldi video tegema. Ma olen selle enda jaoks lahti muukinud lõpuks ja mul ei ole kahju seda jagada, et kui kedagi aitab, kui kas või ühte inimest aitab, ma tunnen, et ma olen rohkem kui küll andnud, sest et ka praegust minu jaoks on see väga hea treening, see, mida ma siin teen. Mugavusruumist väga väljas. Kuidas mitte stressata inimeste peale? Tohutult oluline asi selleks, et üldse elus edu saavutada, et ennast hästi tunda, selleks, et meie äris eelkõige edu saavutada, selleks, et mitte minna jahile, selleks, et mitte rünnata teisi inimesi. Nii palju. Ja idee on hästi äge, on see, mis ma seal paningi nagu kokku selle lause sealt samast kohast, kui ma lugesin, et inimesed on ideaalsed just sellisena, nagu nad on antud hetkel. Me kõik oleme mingisuguse protsessi keskel, me ei ole veel valmis. Ehk et me ei ole jõudnud sihtkohta, me alles areneme kõik jooksvalt. Ja selleks, et see on nii sügav mõte lihtsalt, et selleks, et sellest aru täpselt saada, tasuks kuulata sellist asja YouTube'ist. Ma laadisin ise alla endale YouTube downloaderiga, konvertisin selle sama programmiga MP3-ks ja lasin oma hommiku jooksude ajal, lasin mingi 15-20 minuti kaupa, lasin ta endale aiu. Ja kuna vägev pärk on Wallace D. Wattles, The Science of Being Great. Et see on niisugune vägev pärk. Siis teine asi, kuidas ennast aidata teiste inimeste mõistmisel, rohkema käibe tekitamisel on kindlasti süveneda disk systemisse, küsige, kust selle kohta infot saab, siis kindlasti küsida erinevate värvide kohta, on 4 erinevat värvidega klassifitseeritud inimtüüpi, kõigil on omad head, kõik suudavad koos töötada ja kõik inimesed absoluutselt on suutelised, on võimelised, on väärt, on vajalikud selleks meie meeskonda, et tekitada veerev ratas, ehk siis, et mitte kedagi ärge praakige välja. See on jumalast okei, kui inimene tahab 10% teha, see on jumalast okei, kui inimene tahab 100% teha. See pole meie asi, see on nende asi. Nii lihtne ongi, et ainsad inimesed, keda me saame muuta, oleme meie ise, me üritame teisi muuta, on see vägivald ja see vägivald viib vägivallani, konfliktini, see ei vii mitte kuskile. Nii, nüüd ma jõudsin õnneks lõpuks siia kohta, kus ma sain, ehk siis kuidas ennast kaitsta ja kelle eest kaitsta. Et on sisuliselt hästi äge Ray Hagen, kes on niisugune kõvasti edu saavutanud, ta on kõvasti kärsanud ja põlenud samamoodi ja sealt on ta siis oma edu ka lõpuks kätte saanud läbi oma kannatuste rada, ta on välja teeninud selle. Ja ilgelt äge värk, ma võin selle loengu kohta ka lingi saata, kes tahab. On 2 inimtüüpi, A ja B, niimoodi. Ja nad esitavad nüüd sellise küsimuse, et miks mitte mina? Üks inimene küsib seda sellena, et aga miks mina mitte? Miks siis mina ei saa sellega hakkama? Või aga mina võin ka sellega hakkama saada.
Ja teine siis küsib, miks mitte mina, on see, et ta hakkab otsima lahendusi, miks tema just ei saa, miks tema ei suuda, miks tal ei lähe hästi, miks ta ei peagi saama hakkama. Ja see on täiesti suunatud mõttetegevus. Need ongi see erinevus, ongi seal, et need inimesed, kellel läheb hästi, on need, kes leiavad võimalusi, kuidas viia ellu seda, mis teisi on aidanud näiteks. Kuidas tuvastada oma puudujääke, ta rõõmustab, kui ta neid leiab, ta likvideerib, ta naudib seda protsessi, see, millest on vaja eraldi loeng teha. Ta alati küsib iseendalt ja teistelt, et mida ta veel saab teha, ta mõtleb, et kas on kuidagi võimalik efektiivsemalt teha, ta mõtleb, et kas on mõtet mingisugust olemasolevat süsteemi lõhkuda, kui see toimib, aga samas ta ei jää nagu mugavusruumi kinni, et ta ikkagi kogu aeg mõtleb ja jagab oma mõtteid teiste inimestega, kes sellega sama eesmärgi nimel toetavad ja siis tekib arutelu ja tekib lõpuks parim lahendus. Siis ta küsib, et kas ta saab veel efektiivsemalt teha, siis ta keskendub alati lahendustele, mitte süüdlased tuvastamisele. See on üks ilgelt tähtis asi, millest ma sain rämeda õppetunni kunagi Iraagis. Töötasin seal ühes kohas, kus oli väga palju kohalikke valvureid. Meil oli üks suur checkpoint mehitada, mingisugune päeval oli 7-80 kohalikku. Kolmekesi olime välismaalased peal, sealt käis päevas läbi mingisugune tuhandete kaupa nagu autosid. Ja seal oli hull kamma ja ükskord me keerasime mingi rämeda sita kokku. Igatahes keegi tegi midagi või ei teinud, ma ei mäleta, igatahes oli mingi räme plokk, siis oli vaja ilgelt, siis oli nagu siuke tunne, et nii, nüüd lähme koju, onju. Ja tegelikult see ei olnud nagu mingisugune suur draama, see oli mingi kohalike kärssade sitt, mis nad keerasid, aga samas meie ju vastutasime selle eest, siis läksime kõik sinna suure tähtsa project manageri juurde, projektijuhi juurde. Ma tuli kohale, ütles, et ta saab aru, et me nüüd kõik ootame ilgelt kätukat, ütles, et tal on jumala pohhui, kellel tal on täitsa savi, kes mida tegi. Praegu meil ei ole aega selleks keskenduda, meil ei ole aega ennast halvasti tunda, meil ei ole aega kedagi süüdistada. Nii, nüüd istume kokku, rahuneme maha, mõtleme kõige parema plaani välja, kõik saavad aru, mida nad tegema peavad ja me lähme teeme selle asja korda, sest et see aeg, mis me keskendume mingisugusele kammimisele, see hetk on kõik raisus, see aeg on raisus, sellel samal ajal me ei saa teha asja korda. Ja ma sain nagu see, et ma ei saanud nagu sumpsi, kui ma oleks võib-olla pidanud saama. Ja niimoodi läheneti asjale, see oli siuke nagu, ma ei tea, ilmutus. Et nii on. Et keskendume lahendustele, mitte süüdlastele ja me saame rakenduse ja me ei tekita negatiivseid emotsioone, me ei tekita halba pH-taset, me ei haige sellest, nii edasi. Need inimesed siis, kelle eest tuleks ennast kaitsta, on see, et need, kes on see B-grupi inimesed, ehk siis, kes alati leiavad igale lahendusele probleemi, nad ründavad kõiki, kes nende probleemi ära tahavad võtta või kelle muutuste tõttu nad oma probleemi peavad tunnistama. Ehk siis see, et nüüd kui näiteks inimesed, kes on harjunud mingi palgatööga, nad harjunud nagu peost suhu, nad on harjunud oma mingisuguste asjadega, nad on harjunud kiruma maailma, nii edasi. Et kui keegi sellest keskkonnast, võib-olla see on terve pere on selline, võib-olla on mitu sugupõlva on sellised olnud juba. Keegi saab mingisuguse hea mõtte, hakkab ennast arendama, hakkab mingisugust teistsugust asja tegema, tal võib-olla juba natukene on edu, siis see asi sunnib nüüd neid B-grupi inimesi, see sunnib neid nagu nägema iseenda puudusi, ehk siis see sunnib neid aru saama sellest, et mille pärast neil niimoodi läheb, millega nad rahul ei ole. Nüüd, kuna see on ebamugav, siis kõige hullem variant, mida ma olen ise tunda saanud korduvalt elus väga lähedalt, on see, et nüüd sa hakkad millegi asjal suunas liikuma, teine inimene hakkab ennast selle tõttu halvasti tundma ja siis sa oled kõikides maailma asjades süüdi. Sa oled süüdi selles, et tema ennast halvasti tunneb, sa oled süüdi selles, et tema tunneb ennast piinlikult kellegi ees. Mingid siuksed asjad, täiesti ajuvaba ja see on kohutav. Ja siis nad ründavad, ehk siis, et nad otsivad lahendusi, mille pärast nemad ei peaks hakkama saama, nad otsivad lahendusi, miks mitte midagi teha, nad otsivad põhjendusi, miks mitte teha õiget asja, ehk siis nad hakkavad nurki lõikama, siis nad leiavad alati õigustusi, mille pärast nemad ei saa edukad mingis asjas olla, nad leiavad alati põhjuseid selleks, kuidas teine inimene, kes tegelikult panustas
nägi palju vaeva, võib-olla see võttis tal kaua, siis et kuidas ta ikka nii vedanud on, kuidas talle sülle kukkus kõik nagu asi ja ta teeb seda kõike selleks, et ta saaks olla oma mugavusruumis edasi. See on tõestatud psühholoogiliselt ja faktiliselt ja terve see keskkond teinekord annab täiesti maksimumi selleks, et nüüd see inimene, kes hakkas sealt nagu sellest puurist välja räägima, sellest supist, talle ei meeldinud olla, siis nad lähevad 10 küünega kõik sinna talle järgi selleks, et teda sinna alla tõmmata, et nad siis kollektiivselt ei tunneks ennast halvasti selle pärast. Ja nüüd, kui me võtamegi selle Wallace Wattlesi filosoofia, siis tegelikult me ei saa nendega mitte midagi teha. Et me ei saa sinna mitte midagi teha, me ei saa neid muuta, vaata. Ja see on tema naturaalne nagu reaktsioon, ehk siis kuna see teeb talle haiget, siis ta üritab seda haiget tegemisallikat neutraliseerida. Ja mida siis teha siuksega? No, ongi see, et nad on ideaalselt sellisena, nagu nad on, nende protsess on alles pooleli, on ainukene, mis sa saad teha, sa üritad neid mõista, miks pärast nende peas on selline mõte, emotsionaalselt distantseerid ennast jälle, astad kaosest välja, siis on vastuväidete treeningud, ehk siis on näiteks see, et see pole mitte nüüd mingi see asi, et kuidas iga hinnast midagi pähe määrida, vaid on see, et kuidas ennast läbi loogilise jada ja läbi enese arengu ja asjade seoste nägemise anda inimestele vastuseid selle kohta, mis nad nagu oma teadmatusest reeglina, oma teadmatusest, hirmudest, oma skepsisest, rumalusest, mis nad nagu siis väidavad, millega nad ründavad ja selle jaoks ongi vaja vastuväidete treeninguid. See on nagu, muidu mõeldakse seda, et see on nüüd treening selleks, et kellelegi nagu ikkagi ära panna, ära müüa, mingi blablabla. Tegelikult kõige olulisem osa selle juures on ikkagi haridus, kõige olulisem osa on enesekaitse, et enda energiat nagu säilitada, et ei peaks nii kõvasti seda tahtejõudu nagu energiat kulutama ja et see asi oleks mugavam. Saab küsida nende arvamuse ja seisukoha põhjust, paluda seda neil seletada. Väga ägedad videod on selle kohta teinud YouTube'ist, vaata Dan O'Connor ja seal on isegi see, et sa saad ka näiteks ülbitsejate kooli ja laste kooli vägivalla vastu, sa leiad tegelikult tema videodest leiad lahenduse, et kuidas saada selle töövägivallaga hakkama, kuidas lastele õpetada, kuidas nad kooli vägivalla vastu saaksid hakkama nagu verbaalselt, ilma kakluse ja konfliktita, intelligentselt, et väga vinge, kindlasti vaadake seda. Nüüd ongi see, et kui te olete tuvastanud, et tegu on selle rünnaku põhjus on teadmatus, saab kas ise proovida seletada talle, kas kasutada siis vastuväidete treeninguid, kas kasutada Dan O'Connori seda haridusest arusaamist või siis näiteks saab kutsuda näiteks selgitaja või selles mõttes ongi, et kui sul näiteks upline saab normaalselt läbi, siis võtadki selle, et kui kodused inimesed on vastu, siis selleks, et nüüd mitte lasta saboteerida seda vaenulik, et mitte lasta vaenulikul keskkonnal inimest saboteerida, siis ongi, et kuule, äkki ma saan su elukaaslasega ka seletada või äkki ma saan vanematele ka seletada, et millega sa nüüd siis tegeled. Nüüd sa lähedki neile andma, sa neile seletad ära ilma, et sa ootaks, et nad sellega nõus oleks. On ju? Et nad ei pea sellega nõus olema, aga sa oled andnud oma panuse ja nüüd, kui see asi kõik ei õnnestu, kui see kõik ei õnnestu, kui seda inimene peab ikkagi ennast kaitsma selles keskkonnas, siis päästetõngaks ongi aktsepteerimine ehk siis see, mis Wallace Wattles seletab selles Science of Being Greatis ja mujalt tuleb neid asju. Ja selleks, et nüüd laadida omale seda energiat, selleks, et nagu aeg-ajalt tunda ennast hästi, selleks, et olla positiivses keskkonnas, kus ei hädaldata, ei panda üksteisele jalga taha, kus patsutatakse üksteist edu tõttu ja saavutatud tulemuste pärast nagu õlale, on tulla meie eventidele. Et seal on see keskkond, seal on see mõnus energiavahetus, see on teine maailm, et kui sa selle asjaga tahad tegelda, siis evendid on lihtsalt need kohad, kus sul on, juhul kui sul on, vahet ei ole, see on igal juhul on energeetiliselt hea ja kasulik koht, pluss seal on igast materiaalseid kasusid.
ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Näiteks üks materiaalsetest kasutest on see, et need, kes tulevad nüüd Helsingisse eventile, on lubanud Steve Schwartz, kes on nagu millikas, kes on ehitanud seda asja ette ja taha ja kes jagab plaksu nagu niimoodi. Tal on kontakte, sul vahet ei ole, kus riigis sul on mingi tuttav, kus meil on riik sees, see vend leiab sulle selle venna, kes sind toetab seal, selle inimese, kes sind toetab seal riigis, kus sa tahad nagu äri alustada edasi. Et ehk siis kõik, kes tulevad nüüd, ma sain Liisa käest selle info, Liisa kinnitab kindlasti ise ka seda, et kõik, kes tulevad Helsingi eventile, saavad sellisesse gruppi, kus Steve Schwartz ise hakkab mentoriks. Ma ei kujuta ette, mis selline asi nagu maksma võiks muidu minna nagu tavalises olukorras, aga see on nagu, see on hindamatu väärtusega asi, kui sa soovid mingisugust ägedat tulemust teha. Üks põhjus, miks siis tulla jälle eventile. Ja kui nüüd ütleme, siis isegi see eventid, värgid ei päästa, kui ei päästa see seletamine, ei päästa see inimeste harimine, siis kõige jõhkram ja radikaalsem ja valusam on teadlik keskkonna muutmine. Ja samas, kui see ei puuduta sinu peret, kui see puudutab lihtsalt sinu suhtlusringkonda, siis see ei ole eriti valuringkond. Ma olen seda viimased paar aastat juba viljelenud. Ehk siis me ise valime, kellega me suhtleme, kellega me ei suhtle. Me valime nendega, kellega on tore suhelda, kellega tekib energiavahetus. Need inimesed, kes meie ellu ainult mingit negatiivset jama, me ei pea sellega tegelema, meil ei ole vaja, see on meie valik. Ja Darren Hardy hästi ägedalt seletas kuskil, et on olemas 3 minuti, 3 sekundi, 3 tunni, 3 nädala inimesed. Ehk et kui inimesega on sul näiteks, osad inimestega sa võid 3 kuud koos olla, on jumalast mõnust tore. Teist inimestega üle 3 sekundi sa ei kannata. Ja siis ongi see, et nüüd kui keegi näiteks läbi sinu enda arengu, sa oled kuhugil arenenud, ta hakkab võib-olla ongi B-gruppi inimene, hakkab sind alla tirima ilgelt seal, siis võibki juhtuda, et ta muutubki sinu jaoks algul 3 tunni. Siis 3 minuti, 3 sekundi inimeseks. Ja midagi teha ei ole. Ega selles mõttes ei pea teda nagu näpuga näitama, sa ei pea halvustama, ei pea talle kaasa tundma ega midagi. Aga lihtsalt ongi, et inimesed on lahku kasvanud, inimesed on eraldunud, inimesed on väärtused, need on teistsugused väärtused ja see on okei, inimesed on erinevad. Et siis ongi see, et kui sa võib-olla varem käisidki taga koos perereisil, siis võib-olla seekord need asjad võtavad sul muutust, sina hakkad oma kaarti järgi, oma tegude alusel oma unistust täide viima, siis ei olegi midagi parata, et sellest inimesest saab ainult see, et poe järjekorrast küsid, et tšau, et kuidas läheb ja kas sa oled õnnelik ja tänks ja tore niimoodi. Et kokkuvõtteks ma nüüd tänan selle ilgelt, et mul tuli nüüd nii hästi välja, et ma sain kaamera tööle, väga vingelt läks küll pikali, kelle asi, et ma tunnen, et ma olen saanud oma sõnumi edasi antud mõistliku aja jooksul. Andsin endast parima, tegin kõige nii hästi kui oskasin. Mul on selle üle super hea meel. Kui te saite siit häid mõtteid, andke kindlasti sellest teada. Kui teil tekkis kuskil segadus, ka kindlasti andke teada, aga sõnastage see nii, et sellest oleks võimalik aru saada, et te ei raiska ilmaasjata kellegi teise aega. Kui te arvate mingis osas teisiti, siis on alati tore arutada ja argumenteerida. Vaidlemisel ma ei näe mingit mõtet, vaidlemise eesmärk on võita, argumenteerimise ja arutlemise eesmärk on leida lahendus või siis jõuda parima võimaliku lahenduse või tulemuse või siis mingisuguse selguse hetkeni. Kes tahab vaielda, vaielda omaette. Kui on argumenteerimise soov, kui on arutlemise soov, mul on alati olemas, alati avatud, kui ma tuvastan, et see on vaidlemine, siis ma lihtsalt viitsin, ongi kõik. Mul ei ole vaja seda oma ellu. Et kui te tahate hakata siin kuuldud ja loetud rakendama, aga ei tea nüüd, kust pihta hakata, siis mõelge kõigepealt, et millest ma nüüd ei saanud aru. Võib-olla vaadake mitu korda, võib-olla tehke märkmeid, võib-olla arutage teisi inimesi, kes ka vaatas. Ja siis mõelge, et mis teile loogiline tundub, tuvastage see koht, kus te tunnete, mis on nagu kõige segasem. Et nagu James Lovell ütleb, et ja Jim Rohn ka, et söö suur konn kõigepealt ära. Ehk et eat the big frog first. Et kõige suurem probleem on alati see, mis kõige suurema lahenduse annab. Kui sul on vaja mingisugusest grupist jagu saada,
võitle pealikuga, tõmbad pealiku maha, ülejäänud kamp pudiseb laiali. Sama on hirmudega, kui sul on mingid hirmud, kõige suuremad hirmud, astad nendele vastu, ülejäänud asi, kaardimaja kukub laiali, sa oled rahu majja. Ja täpselt sellega on niimoodi siin, et kui sa tunned, et mingi asi, mis sulle jaoks on kõige segasem, siis ole hea, mõtle, mis asi see on, anna sellest oma upline'ile teada ja saab edasi minna. Et ma tänan, et sa selle nüüd pika loba ära kuulasid ja tšau, kõike paremat teile ja näeme juba loodetavasti Helsingis, näeme juba võib-olla kuskil mõnel üritusel koos, et ei pea üle teleka pahtima ja soovin teile kõike head ja nii ongi. Tšau.